Ukraina võib olla küll sõjas, aga elu sellest seisma ei jää. Ajal meil mehed võitlevad rindel riigi eest, on Ukraina naised need, kes hoiavad kogu majandust üleval. Ukraina naised on aktiivsed ja kohanemisvõimelised. Sõja tingimustes ei piirdu nende roll pelgalt koduse eluga. Paljud võtavad üle abikaasad ettevõtteid, õpivad uusi ameteid ja juhivad ärisid, mis on traditsiooniliselt olnud meeste valdkond. Hiljutise ÜRO raporti järgi on sõjatingimustes Ukraina ettevõtetest iga teise asutanud just naised. True, we have many programs who support women's entrepreneurship, and also there are some programs that teach women how to manage the professions considered as men professions like tractor drivers or welding. So we are looking for solutions. Kõige keerulisem on leida insenere, sest selle ala spetsialistid on ka rindel väga nõutud. You can understand that right now women in Ukraine are very active. First of all, we do not have so many men in businesses because of the war. So we change their place just to help Ukrainian economy to develop. And we are very flexible, we are very active, and I believe that for future Ukrainian economy we will make a great success and great impact. Mitmed analüüsid näitavad, et naiste poolt asutatud ettevõtted on olnud stabiilsemad ja paindlikumad, aidates kaasa kohaliku majanduse stabiliseerumisele ja töökohtade säilitamisele. Isiklike kokkupuudete puhul saan küll öelda, et Ukraina naisjuhid on tohutult töökad. Ma ei tea, millal nad magavad siin sõja ajal, et siin on nagu selline töökus, professionaalsus, et ka millisel tasemel tehakse üritusi, konverentse sõja ajal pärast magamata ööd. Reelika Virunurm toob esile, et Ukraina naised on haritud ja paljud on õppinud maailma tipptasemel ülikoolides, tuues kogemuse tagasi kodumaale. Naistel on võimalus liikuda ja reisida Euroopa piires, mida meestel sõja tõttu ei ole. See aitab tugevdada naiste juhtimisoskust ja võimaldab neil majanduses olulist rolli täita. Mostly men, as my husband as well, are fighting for our country on the front line, and we have to keep the back because whole the country cannot fight. So everyone have to fight, but on his own field. So we as a women, strong women, Ukrainian women, we are not weak at all. We have to fight on our backyard, right? So to keep the back of the country, to make working places, to pay taxes, to keep our country alive, to make our country possible to pay to the soldiers. Nende arengute valguses näevad eksperdid, et naiste osalemine ettevõtluses ei ole ainult ajutine kohanemine, vaid sellest võib kujuneda oluline alus Ukraina majanduse taastumisele ja tulevikuvõimekusele ka pärast sõda.